punktimäng, aga ikkagi põhimõtteline mäng sellele vaatamata. Aga siit meeskonnad väljakule lähevad. Etteruttavalt saame natukene vaadata, aga sealt Joao Pedrot näiteks ei ole. Ja avavile on kõlanud, Levadia paneb palli mängu. Tahame need koosseisud ka. Siin Levadia esimese hoo kinni ja suudab palli endale jätta. Kirss läheb löögile ja tabab seda tagumist võrku, kuidas Tammepuu tulemas. Löögi hetkes ei teki, aga nüüd Roosnupult pall ja siin teeb Kaur Kivila esimese püüdmise selles mängus. No kas just silmad kinni salisti selle palli pani, aga see plaan ongi selline, kui siin väga hea tõste läheb nüüd Sambele ja natukene mööda. Sunnitud vahetus Levadia poole pealt ära, ehk siis Frank Liivak nina-verre jooksuga välja. Mõistab ka liigutada, ehk et seal on kõik enam-vähem olemas. Skvortsov tuleb senderdus Flora kasti poole ja siit tuleb löög ja latti tabab Tammepuu, sai palju omaks. Kuidagi, mitte et tal see eelmine aasta kuidagi kehv oleks olnud, aga iga kampakesi saab Levadia selle palli kätte. Tammepuu, Ainsalu, ei tule sealt löök ja äkki Skvortsovilt tuleb küll löök ja lendab niimoodi. Levadia selline poolkiire võimalus. Tammepuu, Tammepuu otsib siit veel söötu edasi, Tammepuul on pall kuidagi keeruliselt jala juures ees ja sealt vehib peakohtunik Erik Lääne ka, et ei ole midagi. Natuke puksis jah, sealt mittesportlikult. Nüüd üle pika ajaga pall Flora poolelt kasti ja sealt see pall on igati okei ja õige lüüa ka ja Peetson üldiselt on väga hea jalaga. Jällegi võidab Levadia väga kiirelt selle palli tagasi. Samme lööb ja lendab see pall siit. Tõesti sellised eksimused, ei peaks nii tegema, aga Veering nägime kohe pärast momenti. Palus vabandust. Võitis väga kiirelt need pallid tagasi ja reageeris üsna kiirelt ka sellega, et tuleb siit teist korda latti. Pubakar Tammepuu esimesel poolel lõi latti ja nüüd siit jälle ja tõesti suurepärane üleminek. Roosnup siit vedas palli ja Tammepuu hästi on seda vasakut taskut ka ära kasutanud. Siit on väga hea löök. Et esimesel poolel lõi sellise lähilöögi latti, aga sul keskväljal oleksid sellised head persoonid, kes omavahel klapivad, aga samas on sellised piisavalt iseloomukad, kui siin lendab pall võrku, aga enne seda kerkis juba suruseisu lipp, ehk siis lugeda. Näeme siit Skvortsovilt väga hea pall selle liini taha läks. Samme pani jooksu ja korralikult jalg vastu ja lõi palli ära. Siis teab, mis suurt olku temast ei ole, jälle kõige pikem mees, aga väga hea terav jalg. Aga Ainsalul head pallid on tulnud ja Peetsonit suurepärane löök Kivilalt, veel parem tõrje vastu. Vasakult äärelt nüüd pall kasti. Tuleb taaskord löök ja jälle Kivil olemas. Tuli sealt ostal natukene äri teha ja diile teha ja nii ta siis Levadiasse jõudis. Ainsalut pall kasti, oi. Tabada neid palli ja tõesti näeme seda ju ka maailma jalgpallis, kus seal kuidagi imelikult lüüakse. Keeruline pall, tõesti natuke põrkas ka. Aga nüüd on Ainsalul võimalus pall karistlöögist sisse lüüa, aga lööb hoopis sinna teise võrku ja päris kaugele väravast, kes siin silmapiiril oli. Ei pruugi sellest ka jällegi midagi liigset välja võib-olla lugeda. Tambe läheb löögile, aga jällegi lööb topelt. Teine värav, et jah, selle sihikuga natukene tuleb veel tööd teha, aga liikumine oli siit hea ja paus ka. Ja korraks eesi pall just ka sinna. Pall on mängus, tuleb värava peale ka ja Oskar Pihela lööb Flora selles mängus juhtima. Ja Jürgen Hensel taustal on rõõmsa näoga olnud. Teinekord piisabki ühest heast olukorrast. Ja tõesti, Sakarluka oli just kui seal, kes pidi teda katma. Ja näeme siin neid kordusi veel. Liikus hästi palli peale, kergelt kerkis ja peanopp vastu sinna. Kas ka siit kestab edasi? Ja ei kesta. Flora võtab sellest ettevalmistusmängust 1-0 võidu Levadia üle. Ja sellise Levadia üle, kes tegelikult domineeris just ründefaasis, lõi päris palju häid momente.